Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja vaatame, kuidas Canva keskkonnas koomiksit luua. Ma olen Canva keskkonda sisse loginud, võtan siit loo kujundus ja panen otsingusse koomiks. Ma võiks siit altpoolt ka muidugi otsida, aga siit on võib-olla isegi kohati mugavam ja valin koomiks. Mulle avatakse eraldi leht. Nii, ja nüüd, kui tahan jälle võin faili nime ära muuta, lähen siia, kirjutan koomiks, vajutan Enter, olemas. Ja nüüd koomiksi puhul on niimoodi, et vot siin koomiksitel on nüüd ka erinevad mallid. Et ma pean natukene mõtlema, mis liiki koomiksit ma tahan teha. Et ma saan siin vaadata, klõpsata näiteks nende peale, et klõpsan ja siis ta näitab, mis tegelased mul seal on, eks ole. Nii, lähme tagasi. No siin on näiteks sellised tegelased, et mul on tegelased ja jutumullid. Ja ma saan valida, et keda ma siis tahan endale valida, et mis tüüpi selle koomiksi ma plaanin teha. Ja no ma valin midagi välja. Vaatame, mis siin veel on. Siin on lihtsalt mul praegu jutumullid. Aga ma tahaks, et kuskil oleks ikkagi natukene neid tegelasi ka, mis see siis on. Aha, no näiteks see. Et võtan nüüd siis selle koomiksi, näiteks siis karudega. Siis ma võin teha nii, et ma võin endal siia teise lehe peale panna ka valmis juba need sellised erinevad karude näod ja muud asjad, kus ma saan ilusti neid kopeerida. Ja kuidas siis lahti läheb? Siin on mul 2 karu juba olemas. Noh, ma saan siin vajadusel, eks ole, seda te oskate neid kujundusi ja kõike muuta. Nii, siia üles panen pealkirja. Nii, ja nüüd siis on jutumull, mis mul siin on. Et need jutumulli sisse, et seda teksti saada. Nii, siin on mul praegu ainult jutumull, siis ma pean siit võtma teksti. Nii, võtame siis selle sisu teksti ja siia siis kirjutan näiteks tere. Nii, ja nüüd siis saan selle siia jutumulli sisse panna ja natukene teda siis siin keerata ka. Nii, et ta jääb sellisel viisil. Ja valida ka välja selle fondi ja suuruse, nii et ma võin ka tegelikult teha niimoodi, et kui ma olen selle nagu välja valinud, siis kui nüüd see teine karu hakkab mul tere ütlema, siis ma teen nii, et ma lähen nüüd siia, valin talle nüüd 2 jutumulli välja, et mis vaatan kummal, vaatame kõigepealt, mismoodi siin see oli selline poolkandiline, võtan näiteks selle ja siit siis saan võtta kopeeri, nüüd lähen uuesti selle peale. Nii, ja kleebime ta siia kleebi. Nii, lubame. Nii, ja nüüd siis tuli mul siis see jutumull, aga ta tuli siia alla. Nüüd kui ma tahan seda värvi muuta, siis lähen, eks ole, selle rohelise peale, valime, et ta on valge. Nii, ja saan selle jutumulli siis ka teha niimoodi suuremaks. Nii, hops, see on nüüd teise karu oma. Ja nüüd, kui ma tahan siis sellest terest siis teha koopiat, panen dubleeri ja siis lohistan ta siia selle teise karu juurde. Ma teen selle natukene suuremaks selle vaate, sellepärast et siis on teil mugavam seda asja näha. Ja nüüd siis jälle teen ta nii, et ta oleks seda pidi, nagu ma tahan. Esimene asi on mul valmis, et alguses mul võtab natukene aega, et panna paika need tegelased ja kõik muu, mida ma siia tahan. No ma näitan nüüd, võtame selle järgmise tegelase näiteks. Et kui ma nüüd tahan seda karu, siis jälle parem hiire klõps kopeeri ja nüüd läheme siia. Ma tahan, et ta mul siis tuleb siia ja kleebi. Nii ja näete, karuke ongi mul nüüd siin. Panen ta nüüd siia. Tal ei ole küll emotsiooni veel, nii et selle emotsiooni ma saan siis võtta, et näiteks, et see on rõõmus karu. Nii, kopeeri, läheme jälle siia ja kleebi. Nii, nüüd see karu nägu tuli siia, loistame ta nüüd siia poole. Nüüd ma pean ta siis nii palju väiksemaks tegema, et ta on siis sobitub hästi sellele karule. Niimoodi, hopp. Nii, ja siis mul on võimalik ka näiteks, kui see nägu on nüüd paika lohistatud, et ma saan tegelikult ka, kui ma shift-klahvi all hoian, üks on valitud, hoian shifti all, valin teise ka välja, nüüd on mul 2 välja valitud. Ja mul on võimalik see asi siis ka panna rühmita. Ja nüüd näete, kui ma seda liigutan, siis ta liigub koos näoga. Ja üks asi, mida veel tasub teha, et kui mul näiteks need plokid on siin paigas, teinekord näete, nüüd ma kogemata lohistasin seda rohelist, lähme kohe samm tagasi, siis tegelikult kui mingi asi, see roheline peab alati jääma nii, nagu ta on, siis ma saan ka selle lukusta. Ja nüüd ma teda niisama siit enam ära ei saa lohistada, kui ma neid teisi oma elemente lohistan. Ja kui ma tahan siis siin samamoodi, eks ole, et ma võin teha nii, et mul oleks mugavam neid kopeerida, shift-klahv all, grupeerime ära,
või rühmitame ta ära ja nüüd, kui ma näiteks teda dubleerin, siis näete, nüüd ma saan ta hopsti siia kiirelt panna. Ja see karu juba näiteks ei ütle tere, vaid ütleb näiteks hoi, eks ole. Et ma teen endale mõnes mõttes nagu mingid asjad valmis ja siis ma saan neid mugavalt nagu nihutada ja igale poole panna. Ja sellel koomiksi puhul on ka siis, mis on nagu tegelikult veel tore, on see, et kui ma olen näiteks ühe lehe valmis teinud, nii ma lähen nüüd jälle nii siia, siis tegelikult et selle ühe lehe puhul on mul ka võimalik teha dubleerida. Nii et kui mul on mingid tegelased nagu väga seal ilusti pandud, ma panen dubleeri ja vot nüüd need samad karud räägivad siin nüüd midagi muud juba, eks ole. Nii et see koomiksi tegemine Canvas, ta on selline, et ma pean natukene vaeva nägema, aga iseenesest on võimalik siin päris toredaid asju teha ja miks mitte otsida siia juurde ka elemente, erinevaid tegelasi ja nii edasi. Ja kui mul on see koomiks valmis, siis allalaadimiseks või jagamiseks ma klõpsan jälle siia paremale ja siis saan kas võtta vaatamislingi, et kui ma nüüd kellegagi jagan seda, kopeeri seda linki, siis nad saavad seda vaadata, või siis ma võtan allalaadimine ja nüüd ka siis PNG-na ja valin, missugused lehed ma tahan alla laadida, et näiteks esimene sai mul valmis, allalaadimine ja mulle laetakse ta siis sellise PNG formaadis ja ma võin ta endale kuhugi salvestada ja hiljem teda siis vaadata. Nii et et näete, kui ma nüüd ta siin lahti teen, siis ta avaneb mul nagu pildina. Nii et minu meelest päris tore võimalus siis koomiksite tegemiseks. Katsetage!